Tere, mina olen Risto ja täna räägime sellisest filmist nagu Talve. Ütlen ausalt, ma ei ole näinud ühtegi eelnevat osa nendest Paunvere saaga filmidest. Ma ei ole näinud Kevadet, ma ei ole näinud Suve, ma ei ole näinud Sügist. Kevadet ma olen vaevu lugenud, ma lugesin veerand raamatut kooli ajal ära ja siis ma võtsin kokkuvõtted ette, sest see lihtsalt, ärge pange pahaks, aga ma ei hinda selliseid seebioopereid. Tean selle sisu kohta üpris palju ja ma olen Talvet nüüd näinud, seega ma proovin oma ebaprofessionaalse arvamuse selle kohta ikkagi anda. Aga millest Talve räägib? Väga raske on öelda, millest see film üldse räägib. Minu jaoks puudus täielikult konkreetne üks sisujoon, mis siis peaks hakkama hargnema, millele peaks hakkama detaile ja sügavust lisama. Aga põhimõtteliselt vist on see, et Arno Tali poeg siis Arnold tuleb Eestisse ja siis hakkab seal mingisugune seebiooper pihta. Arnold? Jah, mina ise. Kas sa oled tõesti Arno poeg? Vanades filmides näitlejad, uutes filmides näitlejad ja tegelased, nii-öelda vanem ja uuem generatsioon, eks ole. Jagavad maid, musitavad seal üksteist, käivad apteegis ja muud ei olegi. Kõik need isa jutud, need kasvad justkui maa seest välja. Isa on mulle ikka rääkinud kooliajast. Ta tahab apteegi ära osta ja talu maha müüa. Nagu see sisust jäi selle filmi puhul täielikult puudu. Ma ei tea, võib-olla see ongi taotluslik. Üks lugu on hea, kui sa võtad nagu siukse konkreetse asja, väga siukse kitsa valdkonna ja teed sellest loo. Ja siis sa lisad sinna siukseid detaile juurde, mis selle loo sees juhtuvad, eks. Selle filmi puhul tundus, et see oli kuidagi väga siuke laiali ja väga segane. Ma lugesin, et selle filmi eelarve olevat olnud alla €500,000. Aga andke andeks, ma tõesti ei näe, kuhu see raha teil läks. Alla €500,000 on väga siuke lai mõiste. Kui keegi produktsioonist vaatab, siis palun selgitage, kuhu see raha läks. Ma tahaks saada aru sellest. Ma tean, et väga paljud naljad selles filmis näiteks olid korduvad. Selles mõttes korduvad juba, et kõikides teistes osades, Kevades, Suves ja Sügises, olid varasemalt neid nalju juba tehtud, eks ole. Mina ei ole enne ühegi tüdrukuga olnud. Kellega sa sul oled? Kellegagi. Ei ühegi tüdruku ega kellegagi, See on väga hea, siis saate puhtalt lehelt alustada. Minule isegi tundunud usutav see, kuidas need näitlejad neid nalju edastasid. Mitte sellepärast, et nad oleks halvad näitlejad. Ei, seal filmis oli väga palju häid näitlejaid, kes tegid oma rolle hästi, aga nad justkui tundsid neid nalju edastades ennast ebamugavalt, et nad ise ka ei usu nendesse naljadesse. Kurb on näha, et siuke asi nagu siis läbi läks. Oleks võinud ju midagi uut ja originaalsemat sinna juurde mõelda. Seda filmi on praeguseks hetkeks, kui ma seda videot teen, käinud vaatamas umbes 100 000 inimest ja ma tõesti tahaks teada, kui palju inimesi sellest 100 000-st arvab, et see oli hea film. Kui paljud just selle maailma armastajad, just selle Lutsu maailma armastajad arvavad, et selle filmiga tehti õiglus siis sellele kogu sellele saagale ja anti väärikas lõpp sellele asjale. Ma arvan, et lihtsalt see piletitulu ja kõik see, mis sealt tuleb, ongi puhtalt selle pealt ratsutamine, et inimesed lähevad seda kinno vaatama, kuna see on lihtsalt nii menukas saaga. Palun, eestlased, kurat, tehke midagi originaalselt vahelduseks. Ärge ratsutage filmimaailmas mingite vanade asjade peal. Ärge tehke Rootsi filme järgi Eesti formaadis. Ärge tehke Talvet, kui te ei oska nagu seda maailma või seda otsi kokku tõmmata nii nagu peab. Palun lihtsalt nagu Pilvede all oli ka kunagi. Ja siis tuli film Neljasõde. Nagu mida kuradit? Kui palju hooaegu seda jooksnud on? See on nagu Kodus ja võõrsil type of shit juba vaata. See on rets. Sorry, et ma nii tilti lähen, aga ma arvan, et Eesti nii-öelda suured ettevõtted ja filmiinstituudid ja Tartu filmifondid ja asjad suunavad oma raha valedesse kohtadesse. Kes mina olen üldse, et sellistest asjadest midagi tean. Ühesõnaga, aitäh, et vaatasite. Kui te olete seda filmi näinud, siis kindlasti kommenteerige, mis te sellest arvasite, kas teile läks see korda, kas teile läks see hinge, kui väärikas Paunvere saaga lõpp. Kui te mind veel ei jälgi, siis äkki tasuks seda teha. Kuigi ma arvan, et kes teab, peale seda sellist arvustust võib-olla siit lähen miinusesse oma tellijatega, mida isegi pole nii palju praegu. Ühesõnaga, mis iganes, ma ei hakka rohkem ei rämbli. Aitäh, et te vaatasite ja näeme järgmine kord. Kuradi kurat!